gallon kütust maksab siin $3, kui ta Californias maksis peaaegu 5. Päris suure hinna vahel. $3 on muidugi hea hind. See on alla euro liitu. Viktoriini küsimus, milline on kõige rohkemate restoranide arvuga kiirtoidukett Ameerikas? Ja igaüks saab nüüd mõtteaega ja õige vastus on Subway. 20 000 restorani üle Ameerika, kaugelt kõige rohkem. Ja teisel kohal muidugi McDonald's, 13 500, mida on ikkagi jupi vähem. Kasumlikkuse poolest on muidugi McDonald's palju paremal järjel ja Subway läheb tegelikult päris kehvasti. Sõidame täna mööda ajaloolist Route 66. See siin mõne koha peal on ajaloolisem ja mõne koha peal vähem, aga seal, kus ta vähem on, seal on ta päris lahe tee. Et sellist põnevat vaatamist tee ääres. It's the big news in the low price field. The big news Studebaker. See on esimene seeria tootmises olnud Tesla Roadster. Selline Detroit Electricu üle 100 aasta vanune elektriauto on Eestis ilusti olemas, korda tehtud ja $44 varianti okastraati on üles rivistatud. Kunagi oli suur võidujooks selle üle, et leida võimalikult lihtne ja odav viis okastraadi tootmiseks. Ja olemuselt on okastraat väga tähtis leiutis, et loodust alistada. Ameeriklased ei kasuta liiklusmärkides piktogramme, vaid kirjutavad, mida teha tuleb või mida soovitusi. Aga selle eeldus on muidugi see, et kõik saavad keelest ühtemoodi aru. Meil sai kütus otsa. Ja siis üks Kanada tüüp, me hääletasime, üks Kanada tüüp ei seisma ja viskas meid tanklasse, nii tõi tagasi ka. Ostsin $50 eest 2 kanistrit ja $30 eest kütust. Lähima tanklani oli mõni miil, aga siit vist poleks olnud lootust kütust saada. Siin Ameerikas ei ole hinnasiltidel olev hind, lõplik hind. Näiteks kui ma vaatan omale siit sellised levise papud 24,90 ja lähen nendega kassa poole, siis siia lisandub sales tax, mis on siis osariigiti erinev. Näiteks siin Californias võiks olla umbes 10% ringis, aga lähme kohe vaatame. Ja nii juhtuski, et minu uued levised ei maksnud mitte 24,90, vaid 27,40. Jack in the Boxi üks omapära on siis need curly fries. Proovime ära. Okei.